Ja siis need automaatse filtripuhastusega tolmuimejad. Eriti puudutab see siis Kärcherit, Flexi, Fürti, Boschi. Siis see on esimene asi, mis seal nagu vajab vahetamist, kui see kloppimine jääb nõrgaks või tõmme jääb kehveks. Et siin on teil Boschi karbis, siin on Boschi tootekood. Aga kui sa võtad siit selle lahti, nii kui ma olen rääkinud, siis sa siit ühtegi Boschi koodi tegelikult pealt ei leia, kõik on Kärcheri koodid siin. Et seda toodab, seda tolmuimejat ühesõnaga Flexile, Boschile ja Fürdile toodab Kärcher. Ja see klapp ongi see koputamissüsteem ühesõnaga. Ta käib kahest osast kokku. Siin on siuksed kummitihendid, mis siis sulgevad seal siin need nii-öelda kanalid. Ja siin surevad need tihendid ajaga ära. Ja siis see ei ole enam tihe. Siin pool käib vedru, mis hoiab ka sellel klapil survet ja siin pool käib tal magnetklapp, mis on selle metallseibiga, tõmbab see magnet tõmbab teda ka siis nagu kokku, vedru nagu lisaks veel pandud. Ja töötabki siis nii, et siit magnet saab impulsi 3-4 korda, nii mis ta koputab, laseb selle siit vabaks. Ja annab siit talle mingi hoobi, et ta sellega tekitab selle filtri puhastamise paugud siin nii-öelda. Need tihed surevad ära jah, ja siia ma olen katse teinud, et paned paberilehe siia, ajalehe paberi paned siia kummitihendi vahele. Ja ongi jokk, tolmuimeja enam ei tõmba nii, nagu ta peaks. Ja siis tuleb see asi ära vahetada lihtsalt. See ei ole ka midagi keerulist, kui käed just tagumikust välja ei kasva, siis võtad selle tolmuimeja lahti, vahetad selle klapi ära Stockerist. Saab seda mõistliku hinnast Boschi kirjadega, kui sa ostad, siis see klapp maksis, ma ei tea, 100 eurosid ikka oli minu arust. 100 midagi. Aga Kärcherist sai selle, ma ei tea, 30 euroga äkki. Ja tegelikult seda ei peakski vahetama. Bosch saadab selle komplekti koos, Kärcherist saad seda, see on see põhiline, mis tuleb vahetada tegelikult. Seda põhja vahetama tegelikult ei pea. Aga selle põhjaga on üks asi, mis mina jälle ära tuunisin. On see, et kui sa siia, see pind siin peaks olema täiesti nagu tasapinnas. Et need tihendid teeksid oma töö maksimaalselt hästi. Ja siis ühe korra ma avastasin, et millegipärast tolmurit vahetasin selle ära. Aga ikka ta nagu ei ole see, mis peaks. Ja siis ma võtsin selle ette. Ja kui ma siia panin nüüd sirge asja, mina kasutasin vinkli servo, panin siia peale, siis need kõik olid siin nagu siuksed propellerid ja eri tasapinnas, need tasapinnad. 3 tükki. Ikka millimeetrised vahed, ütleme, olid sees. See kummitihend ei ole siin nii kõrge, et ta seda millimeetrit nagu tihedaks teeks. Ja siis ma võtsin selle liivapaberi, panin hästi sirge pinna peale. Mingi peenikese, ma ei mäleta. Ja siis lihvisin ta siia nagu ühtlaselt survet avaldades, lihvisin selle taldriku nii-öelda täiesti ideaalseks lõpuks. Et kui ma siia vinkli serva peale panin, siis ma ei näinud siit mitte kuskilt enam valgust läbi paistmas. Ja sellega sain jälle asja paremaks ja nii-öelda tööle. Et kui keegi kasutab neid tolmuimejaid, siis teadke, et tõmbe vähenemisel või kloppimise ebaefektiivseks muutumisel on see asi vaja ära vahetada. Just see.